Käes on jõuluaeg, päkapikute, jõuluvana ja kingituste aeg. Milline on teie lapsepõlve meeltevaim jõululaupäev? Tegelikult on päris imelik, et ma mäletan ainult vist ühte konkreetselt ja ma ei tea, kas see oli nüüd jõululaupäev või igal juhul see oli siis, kui ma ootasin jõuluvana. Ja ma olin vist ikka, ma arvan, võib-olla sama vana kui sina niimoodi. Ja mul oli väga suur mure sellepärast, et lund ei olnud maas. Ja ma mõtlesin, kuidas saab jõuluvana tulla, kui lund ei ole. Ja siis ma käisin ikka piilumas ja kartsin akna vahelt ja et äkki ta ei tule ja kõike muretsesin ja ta jäigi vist ka hiljaks, või igal kõik olid nagu ärevil kodus. Ja siis ma nägin aknast, kuidas ta tuli sinise Vask 2102 Žiguliga, teeb sellise veneaegse sinise auto pealt. Auto peatus natukene eemal ja jõuluvana tuli välja ja auto sõitis minema. Ja see oli minu jaoks elamus, ma ei ole hiljem kunagi näinud, et jõuluvana tuleb autoga. Aga tegelikult mul oli täiesti kama, kas ta tuleb auto või saaniga, et peas, et ta tuleks ometi. Mul oli suuresti nõnda, et me pidasime jõule Türil, sest ma olen Türilt pärit. Ja siis me ikka valmistasime ette ka, et me elasime samas majast mina ja siis minu isa venna pere ja seal oli 2 last. Ja siis üks tüdruk oli minu vanune, natuke vanem. Ja siis temaga me valmistasime ikka paar päeva enne ette, et tegime tantsukavasid või siis mingisuguseid väikeseid näidendeid. Ja sest me teadsime, et alati on üks pakk, mis on nii Sillele kui Klaudiale. Sillele siis see tüdruku nimi. Ja siis oligi üks näidend oli siis sellest, kuidas päkapikk varastatakse ära ja siis ta oli kuskil pilve peal ja siis mingi tohutu mürgel käis. Jõuluvana siis ootas ja me muudkui tegime oma näidendit. Oi, no tegelikult iga jõululaupäev on, iga on nagu muinasjut, sa ootad seda, kui sa ärkad, vaatad appikene akna peal, talv joonistas nagu seda oma joonistused, see on nii ilus. Ja siis sa mõtledki, kingitused ka võiks olla. Ja ikka leiad mõni kingitus. Loomulikult nagu esimene kingitus lapsed leiavad Svätõi Mikolai, see on nagu Püha Nikolaus toob meile, see on 15. detsember, aga meie jõulud on 6. jaanuaril ukrainaste jaoks. Ja siis loomulikult me kõik istume koos perega, võib-olla nagu kui on lund, siis me lähme metsa hommikul, terve päev oleme metsas, tuleme tagasi, külmunud, kõik on tahaks sooja saada. Ja siis juba hakkame sööma, laulma, lood ja siis peale seda, kui on juba pimedus tuleb ja esimene täht hakkab nagu taevas särama, siis hakkavad käia kalendnitški, see on sandid. Nii nagu kadrisandid, madrisandid, siis meil on hakkavadki peale jõulud käia ja need on toovadki vilja, viskavad nagu ja laulavad ja juba hakkavadki nagu lõbusamaks kõik minema. Oot selline. Milline oli teie lapsepõlve meeltevaim jõululaupäev? Kõik jõululaupäevad, mis mul on elus olnud, on olnud väga-väga ilusad. Alati on olnud suur ilus kuusktoas, mis ema-isa tõid meile ja siis on alati olnud palju kingitusi. Aga kõige rohkem meenub mulle see, kuidas me otsustasime vennaga päkapiku kinni püüda. Panime sussi asemel kummiku akna laua peale ja panime sinna sisse hiirelõksu. Ja hommikul oli küll kummiku kõrval komm, aga isal oli näpp sidemes. Meeldivaim jõululaupäevad, seda ma ei oskagi ausalt öeldes vastata, aga mul on üks teistsugune lugu natukene meeles, kui võib rääkida. Kuidas ma üldse jõuludega esimest korda kokku puutusin. Sellega oli niimoodi, et ma olin umbes, ütleme 3. klassis. See oli 80. aastate algus.
siis ega saada väga midagi ei olnud, mis oli tegelikult väga kurb, sellepärast et muusika on mulle kogu aeg meeldinud ja meeldis ka siis. Ja siis oli selline lugu, et mul oli aeg-ajalt võimalik koolipidusid teha. Aga kus sa võtad seda muusikat, mis seal mängida? Õnneks siis üks sõber tõi ühe toreda kasseti, kus olid sellised toredad ja mõnusad tantsulood peal. Panin selle siis koolipeol kohe peale ja tundus, et kõik on hea. Tegemist oli kevadpeoga ja siis tegelikult pärast tuli välja, et rahvas tantsis Bonnie M-i jõululaulude järgi, aga seda ma sain alles hiljem teada, et see on mul esimene jõulumälestus. Rõõmsaid jõule!